Tere tulemast kuulama podcasti Küllalt. Mina olen Mairi Tiido ja selles sissejuhatavas episoodis ma lihtsalt tahakski tutvustada natukene ennast ja seda, miks üldsegi selline podcast on siia maailma loodud. Nimelt siis mina olen ettevõtja, koolitaja, täiskasvanute kutsega koolitaja tegelikult ja ma tegutsengi Eestis ringmajanduse temaatikas ja olengi siis viimased 7-8 aastat püüdnudki siis ringmajanduse teemasid Eestis edendada läbi koolituste, nõustamiste, kutsun kokku mitteametlikku Eesti ringmajanduse kogukonda. Aga üldsegi kaugem taust on selles, et ma olen kunagi õppinud Tartu Ülikoolis majandust ja juba sel ajal ja isegi varasemalt mul on alati olnud see küsimus, et miks on asjad nii, nagu nad on, mis on üldse elu mõte, selle üle ma olen ikkagi väga palju mõelnud. Ja siis selle majandusõpingute käigus ka mul nagu oli selline, ma ei osanud seda nagu sõnastada, aga mul oli lihtsalt selline tunne, et okei, et kuidagi nagu mingi pilt ei tule siit kokku, et ei saa olla, et kuidagi, et me peamegi veenma teisi inimesi oma tooteid ostma, ega samas need tooted ei pruugi üldsegi olla nagu head või kasulikud või kuidagi õiglased, et see mingi selline häiring minus oli, aga ma ei osanud seda sõnastada. Ja siis mingi hetk avastasingi koolitamise enda jaoks ja nii-öelda selline see häiring siis unus. Aga tulles siis aastasse 2018, siis kuidagi sellel ajal minu elus hästi aktuaalseks said keskkonnateemad ja ilmselgelt me alustame kõigepealt iseendast, ehk siis ma läksin üpris metsikule teekonnale. Näiteks siis ma ei ostnud endale mitte ühtegi uut riideeset 1,5 aastat, välja arvatud siis aluspesu ja ühed talvesaapad. Ja mõtlesin, et okei, aga mis elu see siis on, kui seal tegelikult üldse ei tarbi. Õmblesin omale oma juurviljakotid, kaalusin oma prügi, ehk siis kõik sellised elemendid, aga mida rohkem sa siis oma enda isiklikku elu muudad, seda rohkem tegelikult ma siis ka ise süvenesin sellesse, et ega miks üldsegi mingid asjad on nii, nagu nad on. Ja mingi hetk tuli minuni ringmajandus ja ringmajandus jälle lõi mul silmas ära, ma mõtlesin, et jaa, sellises maailmas ma tahakski elada, kus me reostame vähem, me raiskame vähem, me tarbime mõõdukalt, läbimõeldud teenused on läbimõeldud, targad, nutikad lahendused ja siis sellel teekonnal ma olengi olnud, et ringmajandust edendada. Aga ringmajanduse edendamisel õige pea siis oma sellel teekonnal ma jõudsin ka selleni, kus väga head ideed jäid rakendamata ja jäävad tänapäeval ka rakendamata, sellepärast et ringmajandus nõuab seda, et me tihti aeglustame oma mingeid protsesse, me tegelikult aeglustame oma toote elutsüklit, et me mõtlemegi, et kuidas see toode saaks olla ju parandatav, mille tõttu ja sa tegelikult peaksidki vähem tootma, sest et see toode saab olla turul kauem kesta. Ja tänases majandusmudelis selline aeglustamine ei ole üldse mõeldav ega kõne alla tulev, ehk siis jällegi ma süübisin sellesse süsteemide maailma, et aga miks see nii on, et kust see tuleb, et miks me üldsegi peame uusi asju kogu aeg tootma, et miks me ei saa neid eksisteerivaid hoida kauem elujõulistena nii-öelda. Ja siis mingi hetk ma avastasin enda jaoks sellise teema nagu tasaareng, kus siis inimesed üritavadki mõelda, et mis võiks olla mingi muu maailma ühiskondlik, majanduslik korraldus, mis siis võtakski arvesse täpselt seda, et meil on piiratud ressursid, et meil on piiratud loodusressursid, inimressursid, et meil on vaja võtta arvesse ka keskkonna heaolu, inimeste heaolu ja see väga kõnetas mind, sest ma mõtlesingi, et okei, aga see on ka täpselt selline maailm, mille loomisesse mina võiksin kaasa aidata. Ja selle uudishimu rahuldamiseks ma astusin ülikooli, läksin Barcelona autonoomsesse ülikooli tasaarengu magistrisse, kus ma siis aasta jooksul sain väga globaalse pildi sellest, et millised on tegelikult süsteemsed, struktuursed, ebaõiglased protsessid ja süsteemid siin
tänases maailmas, millest on Eesti puudutatud, millest on väga paljud muud maailma riigid puudutatud. Ma tahangi avada ühiskonna toimimise protsesse, majanduse toimimise protsesse, neid lahata erinevate ekspertidega ja mõistagi, et miks asjad on nii, nagu nad on ja kas saaks olla ka kuidagi teisiti. Ja see ongi see koht, kus me kokku siin saame selles podcastis erinevate külalistega. Ja ma loodan, et naudite seda teekonda ja tulge siis ikkagi minuga kaasa ja kõik tagasiside on oodatud, mõtted, mis teist tekivad, on oodatud, kui soovite kedagi spetsiaalselt kuulata, see on oodatud, ehk siis asume teele, tulge minuga.